Kes ei tahaks saada endale head töökohta? Kui mõnda head tööd pakutakse, kandideerib sellele töökohale tavaliselt õige mitu inimest. Kuidas otsustada, keda tööle võtta, keda mitte võtta? See on sageli keeruline otsus. Sellepärast ongi meil kehtestatud reeglid, mida tööandjad peavad uusi töötajaid värvates järgima. Peamine reegel on see, et valimisel tuleb kandideerijatele luua võrdsed võimalused. Tööle värbamisel ei tohi teha valikut rahvuse ega mõne muu inimesele omase tunnuse alusel, mis ei näita tööoskusi. Parimat töötajat otsides tuleb lähtuda iga inimese tööalastest oskustest ja teadmistest. Vaatame, miks just Ruslan endale hea töö sai. Töötukassa kodulehel on hea tööpakkumine. Edukas ettevõte otsib turundusjuhti. Kandideerijale on esitatud 3 nõudmist. Esiteks peab kandidaadil olema vähemalt 3 aasta pikkune töökogemus sarnasel ametikohal. Teiseks peab kandidaat valdama inglise keelt kõrgtasemel nii kõnes kui ka kirjas. Kolmandaks peavad kandidaadil olema autojuhiload. Kandidaate on 3. Üks kandidaat on Ruslan. Ruslan on vene rahvusest. Ruslan räägib eesti keelt vabalt. Ainult vahel harva läheb mõne keerulisema sõnaga midagi valesti. Töökogemust on Ruslanil turunduse alal teistest rohkem. Ta on töötanud turunduses juba 8 aastat. Seda nii Eestis kui ka välismaal. Samas on Ruslan noorem kui teised kandidaadid. Ruslan on hea algatusvõimega ja aktiivne. Ta on mitmel konkursil häid tulemusi saavutanud. Teised 2 kandidaati on eesti rahvusest. Üks neist on töötanud turunduse alal 5 aastat, teine 7 aastat. Kuidas valida parim töötaja? Kas tuleks loobuda kandidaadist, kes teeb vigu eesti keeles? Ruslan sai selle töökoha siiski endale, kuna vastas kõige paremini nõudmistele.